et ta siis... nüüd tuli ära, oota. Näed? Täname. Viskab naisile peale. Aga me vaataks pilti, võta nii, et pilt ka jääb peale. Nüüd on laua istujate seltskond, meid jälgib. Et see on välist manepuurida vihmane tekstil, selline mõte. See jääb just tore olla nagu sõsarpooli, mis pikalt on seotud laste kunstikooli. Siis selles suhtes olen alati mõelnud, mida rohkem tuleb laste kunstikooli. Rohkem saavad idee arengusse motiveerida, et see tähtedele mitte meeldib. See pilgus on kõige väärtuslikum, et see idee kogu aeg hästi kiiresti lastele jõuaks ja nemad saavad siis jälle oma mõtted tööle panna ja ajugu areneda. See on väga äge, see on kolmetikus on CPC, eks ole, ja siis elada see galerii. Meil on nii vähe aega, et saaks selle mõttepunkti jooned edasi, see loomemajanduse keskkond. Kellele? See on hea. Pidulik räägib. Lihtsam. Ta räägib. Vabas võivastas. Mona lisast. Teeme hästi kiiresti, siis saab... Esimene kord on tegelikult teises toas meil kaustas või selles kroonikas, mis oli peaaegu 12 aastat tagasi, kus noor kunstnik, ta oli ju noor kunstnik, siiamaani noor kunstnik, edukas kunstnik, tuli just Soomest mingilt väga väärikalt näituselt ja siis meie kultuurimajas seal kitsas koridoris pidi oma lõhnavad potikud välja panema ja enne ei olnud üldse sellega rahul, sest see tundus väga ebaväärikas. Nii suurel kunstnikul nii kitsa koha peale. Aga märgiline tähtsus on väga suur, sest me nägime, et see nii ei taha kunstnikud Põltsamaale tulla, kuid ma võiks see lille sinu kätte anda, on ju? Kallis läks vahetult. Sest mis pärast väga sobiv. Oli hädasti vaja, saime kultuurimajja need torud ja galerii ja nüüd on siis revanss siis, et on kogu see 220 ruutu en suutnud hommikuse, see pole oluline, kiiresti ära teha, korralikult ja väärikalt. Meil on nii, et meie rahu poolt suured aplausid. Kas on kohe kiitma või ootab kuni veel enne midagi ütleb? Linnavalitsus või?
kultuurinõunikuna tahaks anda teile natukene energiat juurde. Jah, et kuna juubel on ka tulemus, siis nagu ma ei tea täpselt, et aitäh, et te tulite oma näitusega siia ja tulge järgmine kord jälle. Eesti riigi poolt on soe käepist. Sooviks jõudu kõige selle arendamisel, et see on täpselt see, mida me ette kujutame, mis võiks olla Eesti väiksemates kohtades ka. Ja me siin arutasime maestroga, et kas Miila Veenus on siis ilus, kui ta on maa sisse kaevatud, et keegi teda ei näe. Siin on mõned arvavad, et on objektiivselt ilus, aga mina arvan, et ei ole ilus, sellepärast, et kui keegi ei näe, siis keegi subjektiivselt seda ei taju. Et neid kohti, kus seda tajuda saab, seda ilu, mida Eestis inimesed loovad, on ikka pagana vähe. Ja selleks ei ole vaja ilmtingimata ehitada miljardid maksvat kullast maja, eks ole. Et neid on meil piisavalt täna seda seisuga, aga võib ka teha niisuguseid galeriisid. Ja muidu see on täpselt see, mida kõikides ka väga rikastes riikides tehakse. Just täpselt selline on hästi kore. Aga see on ka poole miljoni projekt. Pool miljonit on midagi muud kui pool miljardit. Nüüd keerati see ka kinni. Nii, et kunsti ja käsitööd on siin ikkagi tehtud ja mis sest, et see ruum on siin jahe, aga on siis hea kuskile minna, kus saab sooja jooki sisse. Loomulikult Põltsamaa linnavalitsust ja laste kunstikooli ja teil on kunstikool, eks ole? Meil on kunstikool, meil on täiskasvanud ka. Ja siis Eetrit ja kõiki neid tänahommikusi abistajad, kes aitasid üles panna seda näitust. Siis mina olen kogu aeg Tallinnasse teel ja Põltsamaa on selline paik, kus alati on mingil moel peatuda. Võib-olla sellepärast, et see kruus meenutab, et siin läheduses oli Andres Koer, pidas pikka aega ühte veinitööstust. Rotarivend, tema oli veeniks toimetajas ja edustas ka seda asja ja kultuurielus. Sai nõukogude ajal tuttavaks saadud koos koolis käidud, aga muidugi kõige tähtsam, et tema on mulle ka energiat, sest tema aga mis see temperatuur, millest alates on lubanemaks? Ta läheb jah, tuleb rõõmud ja see on kuskil niimoodi, et kodus hoiame ka väga konstantset temperatuuri ja ma raamatuid kirjutades ja siis elas kuskil Abula külas Mustkala külje all ja siis ta vedas mind sellesse Saaremaa ürgsesse puitkatustega loodusesse ja siis pestina mul on need püramiid ja katused siiamaadi meeles on need püramiidiks siin tehtud ka. Aga Endla on siis jah, see on üks. Ta käsitleb sellise igasuguse eksklusiivse võtsa ja see me katsume ja Hari Karkan oleks eriti ära rikkuda, aga tõesti ta ei kavatse olla. see ingliskeele rühm juba ootab. On ju? Kas või veisib, siis on ju. Kuule, aitäh. Ära võtta. Aga ikka võtta. Kui rahva hulgas öeldakse maapallu tuleb esimest korda, mulle esimest korda ei ole, teist korda. Aga muidu ma ei saaks niimoodi kannistada ka, nüüd on palu iga kord olnud, eks ole, aga aitäh. Tore lapselab sellist, aitäh. No ikka, lõpeta koolitada korralikult. Üks on Pollega kunstikoolist, teine on Põltsamaa kunstikoolist, nii et... Ma hakkasin tegema Karmen Kassi, eks oli hoopis teine inimene. Miks Karmen Kassi? Sellepärast, et tema oli muusikamaretajaga Viktor Kass oli minu sõber, kellega me tõstsime. Näed, see koht on midagi. See ongi sellest portreed hakkad tegema, siis ta hakkab vedama. Ja see päris tihti on niimoodi, et selle inimese, kellega sa parasjagu räägid, siis vahel kõnematkid ka natuke. Ja, et teine ütleb, et sa olid koos selle ja sellega. Aga vaata, kui on lähedal näiteks mõni inimene, kellega sa koolid ja küll tema kiusab ja nende portreedega ma olin täitsa hädas kohe.
et kui ma olin jälle kohtunud näiteks Indrek Ude või Mülleri Sassi või kellega tahes, tuleb teisi näodasse. Muidu sa oled hea portretist, aga sul tuleb kergesti karakteri üle. No ikka vahel tuleb, jah. Vahel tuleb minul, ma mõtlesin, ma üldse ei suuda, aga vahel tuleb. Aga mõni on nii, et tuleb alati. Aga no ikka ei, no ega Iibus ka ei tee. Ei, minu tegi täitsa mööda mingi vana Iibus. Ta teeb ka. Ja absoluutselt ei ole pea. On nii palju huvitavam, kui koht teada valmis, siis sa paned 2 inimest nagu kokku ja siis ja mingisugune uus asi. See Viktor lapsust Veid koolis juba. Ma ei tea, läks nii siba. Ilmselt oli, jah. Aga teiskus. Ja see Tartu ka nii, et kõik tulevad ja sealt kaovad. Midagi nad jõuavad luua. Küllalt kõik seal. Vahing on surnud, eks ole, Üdi on surnud. Laaban on uduselt seal taga. Ja nad on jah läinud ja nad on vanasti olnud meie Tartu põlis oli. No see on üks lauluisa ja moodi. No kõik lähevad vanaks. Ei saa ei. Jah, et noh. Kõik läheb. Ei ole. Ja tegelikult Sött oligi sinu maale toodud. Tema tahtis teha siukse lihtsalt loengu. Tuledki, et loengu, aga sellega alati kaasnud üle vähe rahvast. Siis ei saa me neid õigel ajal ei saada asja ja riigiline loeng on ilusel loeng. Meil on nüüd lugusid väga vaja teadust, et me teame nüüd kuu aega kõigi rääkida. Me kogu aeg seda teeme, kõik asju alati ei mäleta. Et nii on. No, kas on veel? Siin on natukene jälle mängitud, siin on mängitud natukene looma jälle, et siin on traagitud sees päris palju. Lihtsalt üks motiiv kergelt summatantsust ja Taina Päiksu see. Siin on üks... See oleks siis ringiks. No, kõik hakkab üles peale. Ring seal sõrmus on. No lihtsalt ei oleks, ei saaks midagi toimida. Ja siin on ju lihtsalt natukene segatud ikka ka usuteemaliste asjadega, et see on jälle Rist ja Johannese ortodoksi sellise kujutamisega. Ja siin on lihtsalt, siin on mõningaid selliseid protestseid kokkupanemisi, kus siis on selline tooga, mis siis kujutab sellist Rist ja Johannese ortodokset kuube. Ja siis kerge viide ka, et me ikkagi tuleme mingil moel kõik kuskil, mina olen protestant, aga kõik me tuleme läbi mingisuguste religioonide siiski või uskust, et nii tõsist nagu eristatust riietuse osas, aga kõige huvitav ikoonimaalidel. Pihkvas on väga imepärane ikoonimaalide muuseum. Venemaa kõige uhkem üldse sellist. Ja seal, ei selge, et ära tuntakse, neil on kanoonilised. Kanoonilised, just. Meil ei ole nii kanoonilised. Sellised jumalused, kodujumalused. Aga kui usk tuli, siis kodujumalused olid keelatud ja kodujumalusega kaasnes siis selline asjandus nagu, et kelle käes olid need jumalad, pühakujud, siis see oli siis nagu pärija. Ja Rahkel siis varastas ära ja ta läks siis oma mehega kuhugi mujal elama. Ja selles on see mõistatus. Ma tükk aega otsisin seda kohta, et miks Aavik on selle nii teeravi kujud, miks Aavik on selle nii tõrkinud. Ja siis hakkasin juhmagi selgitusi jõgeda ja seal oli väike tärnikin lätlased pannud isepäiselt või pannud see väikese selgituse alla. Suur ema.
ülikooli ja Tartu, mis ilma ülikoolita oleks ju täiesti mitte midagi. See on jah selline töö, kus on kasutatud sellist tehnikat nagu mikset meedia või noh. Aga miks see koi käigub siia? No vot näed, jah. See on jah selline nagu riietus eselaus. Et kuskilt peavad need pitsid matkimised tulevad. Et võib-olla inimesed jah on mõelnud, et nad ilusad koi käigud on ja miks me ei või endale laua peale liniku teha sellise pitsilise või siis pitsilise pesu. Kuskilt tuleb see algimpulss, kust asjad alguse saavad. Asjad kuskilt lõpevad, aga kuskilt saavad alguse. Ilmtingimata. Kusjuures kaupluses on meil selle päris maalikoopia. Noh, ainult. Ja Kaupo on siin ka, kes on teinud selle koopia. No nii. Aga siin on muidu siin on suu, nina ja silmad. Ja siin on siis siin on lihtsalt üks hästi punnis kõht, mille sees, mis on kui graviidne olek. Graviidne olek. Ja et siis on kaks sükest maski, nagu meil on setudel on pekod, üks videkus on maskid. Ja üleval on lihtsalt selline tähtede komplekt. Et miks Mai tahtis, et sa tuled loengut pidama, siis tema imetles just seda selle laste kunstikooli ajast Tartus, kuidas Tegov oli neid veedanud näitusele ja üldse igasuguseid lugusid rääkinud. Aastal sinna sisse, aga ennem olime niimoodi nagu... Ei, sa mõtled seda Jakobi mäe peale, jah? Enne oli korrusmajas kunstikool, aga tegelikult enda on ehitanud sinna Jakobi mäe peale see väga vinge tornidega maja. Ja nüüd, kui nad ära sealt kolisid, siis ta loobus direktori ametist. Kaua võib, eks ju? See oli korporantide omas. Aga jah, see läks vist tagasi, aga see oli, kui kaua te saite seal olla, see oli super. Mis me nüüd ära tulime? 90... No piina arvudega see põleb. No ei tea, me tulime ikka 2000 millegagi ära. 2000, ma arvan, 4 vist tulime.